Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja meil on täna siis saates külaliseks koolitaja ja coach Marge Sassi. Tere, Marge! Tervist, rõõm kohtuda. Nii tore, et sa täna minuga laivi tulid ja saame rääkida siis just töötajatega seotud teemadel, mis on ju kahtlemata väga oluline nii ettevõtja vaatest kui ka palgatöötaja enda vaatest, nii et igal juhul on see info ülimalt vajalik meile. Aga ma alustaks kõigepealt siis sellest, et ma uuriks natukene sinu teekonna kohta, et kuidas sina üldse ettevõtluseni jõudsid? Mhm. Ma pean tunnistama, et ega mulle see selline kuidagi identiteet nagu Marge ettevõtja võib-olla esimesena pähe ei kargagi, kui ma iseenda peale mõtlen, et ma arvan, et ma olen võib-olla selline flow entusiast, inspiraator ja tõesti siis koolitaja ja coach, nagu sa ütlesid. Ja võib-olla rahvakeeli kõige paremini avab seda minu olemust tänasel päeval hoopis see, et ma olen natuke nagu hunt Kriimsilm. Kui ma Austraalias õppisin, siis ma rõhutasin väga seda, et ma olen eestlane, niikaua kui ma sain aru, et see tegelikult teisi üldse kuidagi nagu ei puuduta ja rahvuste baasilt enda identifitseerimine ei olnud Austraalias, kus on selline kultuuride sulandumispott kuidagi üldse ei kõnetanud. Aga see selleks. Kuidas ma jõudsin selleni, et ma erinevate tegevustega tegelen ja erineval viisil raha teenin? Suhteliselt klassikaline teekond on, et alguses ikkagi riskid maandatud, munad erinevates korvides, väiksed löögid, väiksed kukkumised, väiksed nutud ja veel ambitsioonikamad ideed ja katsetused. Selles suhtes väga klassikaline teekond. Võib-olla see, mis seda teekonda ja seda mõtlemisprotsessi selle juures võib-olla tavapärasest lähenemisest eristab, ongi see, et ma oma suurte selliste ambitsioonide ja mõtete juures lasin ennast väga palju mõjutada teiste arvamusest. Ja ka see, kui midagi kohe alguses välja ei tulnud ja teised ka kuidagi arvasid, et no ei tea, kas nii ikka saab ja kas nii ikka peaks. See läks mulle väga korda. Kuni ühel hetkel suhteliselt juhuslikult sattusin psühholoog Heli Aluste hobukooliparki. Ja Heli Aluste on Eestis minu teada, ma nüüd päris täie kindlusega seda väita ei saa, aga esimene hobucoach ja hobuterapeut ja ilusti psühholoogi paberid on tal ka ette näidata. Ja ma veetsin Heli juures pool päeva, mina, Heli ja hobused. Ja see oli selles suhtes nagu selline pöördepunkt, sest Heli küsis ja hobused aitasid vastust leida tegelikult minu jaoks eriti olulisele küsimusele, et kui ma siiamaani olin oma tulevikku planeerides mõelnud sellistes kategooriates, et mis on võimalik, mida on vaja, mis sobitub senisesse sellisesse pusleraamistikku, siis Heli aitas mul hoopis leida kuskilt väga sügavast sisemusest vastuse hoopis sellele küsimusele, mida ma tahan. Ja vot see oli see küsimus, mis kahe lapse emana erinevates rollides kesk- ja piirile jõudnud naisterahvana väga tihti minu peast ja minu mõtlemise protsessist tegelikult läbi ei hüppa, et mida ma tegelikult tahan. Ja sealt sai alguse hoopis sellisem julgem silmavaade ja sihikindlam tegutsemine. Ja ega ma esimese hooga ei teadnudki, mis ma tahan, sest ma tegelikult ei olnud lubanud endale seda mõtet. Et ma olin mõelnud nii, et mis on võimalik ja mis on mõistlik, aga mida ma tahan ja ma arvan, et ma praegu tean, mida ma tahan. Et ma arvan, et see on osa küpsemisest, võib-olla natuke vedamisest, võib-olla loomulik asjade käik. Aga praegu on see, mida ma tahan, ongi see, et ma tahan inspireerida. Ma tahan ise olla inspireeritud
ja kui ma siin sellist inglisekeelset väljendit kasutasin nagu flow ja flow entusiast, niimoodi ma olen LinkedInis leitav, siis tegelikult flow teooria autor on Ungari juurtega Ameerika positiivse psühholoogia rajaja Mihai Csikszentmihalyi ja see flow teooria eesti keelde on tõlgitud kulgemisena. Väga tore, eesti keeles on mitu trükki ka sellest kulgemise raamatust ilmunud. ja, ja see protsess, mida Mihai Csikszentmihalyi kirjeldab, on midagi erilist. See on seisund, mis võimaldab, ma siis kasutan sõna töötaja, ta toimib muidugi indiviidi tasandil ka, ei pea kuskil kellegi teise hüvanguks enda potentsiaali kasutama, aga kulgemisse minek võimaldab tegelikult hoopis rohkem saavutada, nautida ja, ja olla kohal. aga nüüd läks see esimene vastus küll natuke pikale, et luban lühemalt vastata. ja ei ole hullu, sellest väga põnev on kuulata. Mina olen ise ütlenud ka, et ma olen kogenud erinevaid tööandjaid, erinevaid juhte oma elus ja ma olen selle pealt väga palju õppinud, mida mina ise juhina teha ei tahaks ja Just. tahaksin teha siis paremini. Ma olen küll juht olnud väga vähest aega alles, et tõesti selline võib-olla 1,5 aastat nii-öelda juhi rollis olemist. Mhm. Aga ma iga päev püüan teha paremini siis, kui on minu eelmised tööandjad teinud, ma küll õpin seda. Aga millised on sinu kogemused erinevate juhtidega ja kuidas sa näed võib-olla läbi aastate seda, kuna sa oled ise nüüd ju koolitaja rollis, läbi aastate võib-olla sellist juhi positsiooni muutust või seda mõtteviisi, kuidas juhid on ajas muutunud võib-olla teadlikumaks? Mhm. Kaks küsimust. Alustan sellest, et kes mind kõige rohkem on inspireerinud. Ma olin suhteliselt noor, kui ma Sotsiaalministeeriumisse tööle sattusin. Jäin sinna 7 aastaks ja 3 minu jaoks väga suurt juhti olid mul erineva tasandi juhid, mõned kõrgemad, mõned vahetud juhid, aga väga hea, et saan täitsa nimeliselt nad täna ära nimetada ja rääkida, mida nad õpetanud mul on. Kõige esimese õppetunni sain ma siis, kui tol ajal oli Riho Rahuoja, oli sotsiaalvaldkonna kantsler ja Riho Rahuojaga olime mingil koosolekul, kus ma ausalt öeldes ei mäleta, see oli vist Euroopa Liiduga liitumisega seoses, et mingisugune oluline etapp oli läbi. Ja mingi hetk kohvi ja küpsise kõrval saabus selline vaikus ja siis ma kuidagi ei osanud nagu midagi öelda ja siis ma küsisin Riho käest, et kuule, et noh, et sa said ikkagi nii suure asjaga hakkama, mm, et kuidas sa nüüd ennast nagu tunned, et kas sul on elutöö tehtud? Ja see vastus, mida Riho Rahuoja andis, üllatas mind sel ajahetkel väga. Ja see vastus oli see, et ei, et ega see siis minu töö ei olnud. Et need olid ju minu inimesed, et me koos tegime, et see on meie võit. Mhm. Ja no seda ma olen ikka nüüd mõelnud siin 20 aastat, et see tuli tal sügavalt südamepõhjast ja see oli väga-väga ilusti öeldud. Teine väga-väga suur inspiraator on minu jaoks olnud praegune ERMi direktriss Kertu Saks. Siis oli ta minu tiimijuht ja sellel ajal, kui Kertu meid esmaspäeva hommikuti soojade pirukate ja teega tiimina kokku kutsus, ma ei osanud seda hinnata ega väärtustada. Mulle tundus, et esmaspäeva hommik, energiat palju, et miks me ometi sihte ei sea ja miks me ometi juba tööle ei hakka. Et mis mõttes me istume 5 ja sööme neid pirukaid. No mida? Samas me saime ülihästi omavahel läbi. Me olime tiimina väga-väga kokkuhoidvad. Me nautisime seal töötamist, kõik jäid väga-väga pikaks ajaks sinna tööle, paljudel oli see esimene töökoht, Kertul ei olnud, Kertul oli siis vist äkki kolmas töökoht. Ja tegelikult me olime nagu selles suhtes dream team, täiendasime üksteist väga hästi, arusaamatused said ilusti lahendatud, üksteise toetamine, mõistmine oli väga hea. Me olime samas eluetapis kõik, Kertu oli meist natukene eespool, aga teised
ja toimis jube hästi. Ja 10 aastat hiljem jõudis mulle kohale, et see oli see, noh, inglise keeles servant leadership, teeniv või teenindav juhtimine. Ja Kertu lõigi need tingimused, et meil oleks hea ja mõnus olla ja me saaksimegi üksteist toetada ja tunnetada seda, et me oleme toetatud. Ja ta lõi selle õhkkonna ja mina seda siis hinnata ei osanud. Ja Janno Järve, kes pärast, ei olnud pärast, Janno Järve oli tööala asekantsler ka sealsamas ministeeriumis ja Janno Järve kirjutas, või ta mitte ei kirjutanud, vaid mina kirjutasin ühe eessõna ühele raamatule, mis siis Janno Järvelt paluti ja kasutasin seal mõistet inimeste arendamine. Ja Janno Järvele sobis see minu tekst ja ta sellise jämeda punase pastakaga joonis alla sõna inimeste arendamine. Ja ütles, et kuule, et muidu see sobib väga hästi, et las olla nii, aga võta ära seda inimeste arendamist küll kirjuta. Mitte keegi ei saa mitte kedagi arendada. Et juht saab luua selleks tingimused, et inimesed soovivad ennast arendada, teavad, kuhu suunas liikuda, aga juht neid ei arenda. Areng tuleb ikkagi inimeste endi seest. Ja võib-olla sellepärast ma olin selline noor ja roheline, aga need 3 juhti on mind tegelikult pikalt inspireerinud ja lisaks veel üks viimase aja juht, kes visualiseeris ära minu karjääriteekonna. See oli ka väga äge, et kellelgi on sinuga plaan. Et see oli ka päris tore. Mitte, et ei tahaks olla iseseisev, emantsipeerunud naine, kes langetab oma otsuseid teadlikult ja iseseisvalt, aga see on ka tore, kui keegi nagu teab, kuidas see sinna masinavärki sobitud. Aga tulles nüüd selle küsimuse teise poole juurde, et juhi positsiooni muutumine, siis noh, seda saab mitmest küljest vaadata ja vastata, aga minu hinnangul on see, kui me kas või võtame 100 aasta perspektiivi, võtame 30 aasta perspektiivi, siis ükskõik, kust mätta otsast me vaatame, juhi positsioon on ikkagi muutunud eelkõige suhetes oma töötajatega. Ja ma nüüd ei taha kasutada sellist väljendit, et juht on vastutav töötajate heaolu eest, ei ole, ikka igaüks ise oma heaolu eest vastutav. Aga ma arvan, et alluvad ootavad juhilt rohkem märkamist ja rohkem ka sellist jõustamist. Et mis on kindlasti ka toonud juurde vajaduse juhtimises uute oskuste järele. Et kui võib-olla mingitel varasematel aegadel oli fookus õigete inimeste valimisel, siis praeguseks on sellest saanud ilmselt õigete inimeste hoidmine, talendi juhtimine ja koos eesmärkide suunas liikumine. Ja see eeldab juhilt ka juba uusi kompetentse, noh, loomulikult elukestvat arengut ja õpet, aga noh, ma arvan, et võib-olla see juhi positsioon, nojah, niimoodi see juhi positsioon minu hinnangul muutunud on, üks teisi aspekte on veel, aga sa vist pidasid midagi sellist silmas. Just, midagi sellist tõesti, et eks see ongi juhi roll, võib-olla täna ei olegi nii palju võib-olla see vana tuntud viis, et käib ja kamandab, et pigem juhi roll on olla see tugi seal kõrval ja pigem see eneseareng sinna juurde, et juht oskaks siis olla ka hea juht, just selline, keda töötajad ootavad. Ja usaldavad, et midagi hullemat kui vigade ja eksimuste selline vaiba alla pühkimine ei saa ühes organisatsioonis üldse juhtuda. Ja kui me ei pea mängima, et me oleme keegi teine, ilmeksimatu, et me saamegi, juht näitab enda haavatavust, on eeskujuks oma käitumisega, aga mitte ainult eeskujuks laitmatu ja perfektse käitumisega, aga võib-olla selline oma vigadest õpikogemuse loomine, arutamine, vigade normaliseerimine on võib-olla see, mis ka selliseks usalduseks aluse paneb. Ja võib-olla, noh, jah, kuidas kellegi kogemused on, aga võib-olla huumor on ka midagi sellist, mida me inimestena üha rohkem hindame. Ja noh, eks väike nali ja vimka sellist usaldust loob. Et kui usaldust ei ole, siis sa ei riski ka enda näo kaotusega,
ei riski ka rumalasse olukorda jääda. Et kui ikkagi inimesed koos naeravad, siis tuleb sellist kergust, helgust ja kindlasti on see usalduse märk. Mhm. Jaa, kahtlemata. Täna oled ise sina ju ka koolitaja rollis nüüd, kus sa käidki ju koolitamas nii meeskondasid kui ka selliseid erakoolitusi teed. Millised on need teenused, mida sinu käest täna saab tellida? Ma eristaksin siin kolme poolt. Esiteks, mul on palju selliseid koolituse tükikesi, mida ma niimoodi eraldi välja ei reklaamigi, aga kui kellelgi on huvi, siis saame sellise huvitava koolituse kokku panna. Ja tegelikult ma ise pakkusin tänaseks koolituse teemaks välja sellise, noh, minu hinnangul suhteliselt intrigeeriva pealkirja nagu muinasjutt õnnelikest töötajatest. Ja ma usun, et kõik see, mis minu koolitusi kokku võtab, ongi tegelikult see, et inimesed saaksid teha seda, mis neil hästi välja tuleb, mida nad naudivad ja et nad oleksid seejuures toetatud nii teadmiste kui ka ikkagi sellise küünarnuki tundega, et ma teen olulisi asju. Need teenused, mida ma enda koduleheküljel pakun ja mis on siis nii-öelda juba ära pakendatud, on kolme sorti koolitused. Kõige pikemalt olen ma ise olnud seotud projektide kirjutamise, rakendamise ja hindamisega. Euroopa Komisjoni heaks olen ligi 7 aastat projektitaotlusi hinnanud ja viimased 3 aastat ka hindamiseksperte endid hinnanud. Et see projektimaailm on päris tuttav. 2 sertifikaati on ka, nii agiilne kui ka selline traditsiooniline projektijuhtimine on nii-öelda käpas siis. Ja suudan neid projektijuhtimise koolitusi väga erinevast perspektiivist kokku panna, kas piirduda ainult projektitaotluse kirjutamisega, kas vaadata probleemi lahendamisel hoopis agiilsest vaatenurgast ja võib-olla üldse arutada seda, et kuidas jooksvalt projekti rakendamise ajal silmas pidada seda, et meil oleks midagi mõistlikku ka raporteerida, et milline see projekti mõju on, milline on ta päriselt ja milline ta peab paberil välja nägema, et rahastajad ka pärast rahul oleksid. Ehk siis üks koolitusteema, mida ma kõige kauem olen pakkunud ja ilmselt kõige põhjalikumad kogemused on projektijuhtimine. Teine koolitus, mida ma pakun, puudutab sedasama Ungari psühholoogi Mihhail Csikszentmihalyilt ja kulgemise teooriat. Ja tema sellise teoreetilise baasi pealt on siis ameeriklased $2 miljoni eest väga ägeda interaktiivse mängu välja töötanud. Ja kohe räägin sellest mängust ka. Ja minu roll on tegelikult mängu mitte sekkuda. Ma juhatan mängu sisse ja aitan pärast sellest mängust õppida. Aga mäng ise on väga lihtne. Inimene võtabki endale ise aja, 6 tundi, 8 tundi, mõnikord ka kauem ja kehastub reaalajas California veinimõisa juhiks, uueks juhiks. Tal on 8 alluvat. Ta teeb selle mängu jooksul 192 juhtimisotsust ja kui mäng on läbi, siis ta saab mängu käigus tehtud otsuste baasilt enda juhtimisprofiili, mis koosneb siis 29 juhtimisoskusest. Ühelt poolt sa mängid, saad teada, milline juht sa oled ja pärast mängu on siis võimalik teha ka selliseid korrektuure, et kuidas juhina areneda, kust kinki pigistab ja tegelikult ka selline põhimõtteline otsus, et kas ma peaksin arendama seda, milles ma juba hea olen või püüda üle oma varju hüpata ja ikkagi siis toetada neid oskusi ja kompetentse, mis veel vajavad justkui järeleaitamist. 2 sellist koolitust ja kolmas koolitus, mida ma olen veel nii-öelda algaja selles valdkonnas, aga see on üks teine mäng, kus siis on võimalik saada aimu, milline karjääriteekond võiks mulle sobida. Ja see on ka selline mäng, kus inimene teeb otsuseid märkimisväärselt vähem, seal on umbes 50 ja ta on filmi peategelane.
ja selles filmis, mis siis jätkub vastavalt sellele, millise valiku ta teeb, on valida hea ja kurja, eetilise ja ebaeetilise otsustamise vahel on võimalik valida selle vahel, kas tulemused tulevad kiiresti, aga on keskpärased või rõhuda siis pikemaajalisemale pingutusele ja võib-olla tugevamale tulemusele tulevikus ja sealt tulevad karjäärisoovitused. Et seda mängu siis olen mänginud nii noorte inimestega, Late Shift on selle nimi, kui ka nendega, kes sellist karjääripööret plaanivad ja ise ka ei tea, et ei ole rahul sellega, mis ma praegu teen, aga ega ei tea ka, kuhu edasi. Ja need on siis need koolitused, mis on juba pikemalt pakkuda olnud ja neljas, mida ma TalTechiga koostöös pakun, on edasisidestamise ja tagasisidestamise koolitus. Ja see, kui me rääkisime siin päris alguses nendest ootustest või juhi positsiooni muutumisest, siis selle tagasisidestamise, edasisidestamise koolituse juures on võrdselt olulised tagasiside andmine, vastuvõtmine, kirjalik vorm, suuline vorm, väiksed kommentaarid kuskil koridoris ja kohvinurgas, samamoodi pikalt planeeritud arenguvestlused, et kõiki neid aspekte nendel koolitustel käsitleme. Ja viies teema, mis nüüd enam otseselt koolitus ei ole, aga on väga oluline aspekt, mis võin täitsa kihla vedada, et on uus trend maailmas juba on, Eestis ka, on tegelikult coaching ja mina siis olen spetsialiseerunud hobu coaching ule. Ja noh, kui see mõiste kaugeks, võõraks ja natuke müstiliseks jääb, siis nimetame ta ümber, las ta siis olla meeskonnakoolitus hobustega. Samas individuaalselt pakun seda ka ja sellest võiksin rääkida tunde, ma ei tea, kas see on praegu see aeg ja koht, aga see paneb ka võib-olla kõige rohkem isegi hetkel silma särama. See kõlab juba väga vahvalt. Ma küsin koolituste osas üks mitte, mis mul tekkis, see on võib-olla küll kaks äärmust, aga on neid juhte, kes tahavad töötajaid koolitada, aga siis on jälle nagu see olukord, et töötajad ise seda koolitamist ei taha või eeldavad, et igasuguse koolitusega peaks ka nende palk tõusma, mida võib-olla tööandjad nii väga ei taha. Ja samas on see teine äärmus jälle, et töötajad ise tahavad rohkem koolitusi, selliseid meeskonna koolitusi, ühisüritusi, aga juht ei ole valmis seda tegema. Mida sina näed igapäevaselt rohkem või milliste juhtidega sina koostööd teed? Ma pean tunnistama, et ma väga sellise olukorraga, et töötajatel on nõudmised, et istusin, sain vägisi targaks ja nüüd tahan, et see kajastuks minu vähemalt järgmise kuu palganumbris. Ma sellist suhtumist tegelikult kohanud ei ole. See kusjuures alles hiljuti ma käisin ühel koolitusel, mis oli seotud personalivaldkonnaga ja seal oli üks kohalik Viljandimaa ettevõtja, täiesti suure ettevõttega oli tegu ja seal personalijuht siis rääkis just sellest, kuidas nemad selle murega pidevalt silmitsi seisavad, et palkasid ei ole võimalik lõputult tõsta, eriti praeguses majanduslikus olukorras, aga paraku töötajad ei ole nõus koolitusi läbima, ilma et nende palganumber ei tõuseks. Ma kaldun arvama, et siin võib olla tegemist siis ikkagi mingisuguse kvalifikatsiooni tõstmise ja mingisuguse suurema ajalise investeeringuga, et vaevalt, et pool päeva või päevake koolitusel selliseid ootusi ei põhjustaks. Ja noh, olemata sellel üritusel olnud, millest sa just rääkisid, siis mina siin tegelikult sellist koolituste ja palgateemat üldse kesksena ei näe. Minu jaoks paistavad siit töötajate väärtustamise või väärtustamata jätmise sarved. Et need Ma kahtlustan sama, jah. just, et tegelikult ongi see, et kui ikkagi edasi natuke kaevata ja uurida, siis see juurpõhjus võib olla milleski teises, aga see on väga tore, et see personalijuht seda märkas. See on kindlasti midagi, millega edasi tegeleda. Kas anonüümse tagasiside küsitlusega või miks mitte siis, kui on teada, kes sellist arvamust on avaldanud, siis uuridagi,
et milles see tegelik põhjus on. Sest jah, nojah, see ootus palga kasvule jah, et eks sellega hakkama saamine ja see surve on kindlasti suur ja väga suur väljakutse juhtidele, et olen täitsa nõus. Noh, samas tulles nüüd korraks selle masuaja juurde tagasi, siis noh, usun, et ei ole sugugi ainus mina, aga selle masu esimese aasta jooksul kärbiti ikkagi minu palka 3 korral. Ma ei räägi 3 korda mitte selles mõttes, et 100 eurost oleks saanud 33 eurot, aga 3 korral 12 kuu jooksul. Ja ma pean tunnistama, et mingit sellist tohutut valusööstu või pettumuse lainet ma ausalt öeldes ei mäleta. Ja tänu sellele, et palgakärpele eelnes väga avatud, austav ja tulevikku vaatav kommunikatsioon. Et see sõnum, kuidas juhid kommunikeerivad mis iganes kriisi, mis iganes muutust, tegelikult mõjutab seda, kuidas sellesse suhtutakse. Ja kui on teada, et palka ei ole võimalik tõsta, siis saabki sellest ju niimoodi ausalt rääkida. Muidugi jah, tegelikult, et see võib-olla alati võimalik ei ole, alati ei toimi. Et see jah, tuleb meelde ka selline isiklik näide, et kui ma ükskord, sellest on ikkagi juba päris pikalt möödas, kaalusin töökoha vahetust. Päris kindel ei olnud. Olin saanud hea pakkumise, aga ei olnud veel oma peas otsustanud. Ja kui ma siis juhile andsin märku, et kuule, et räägiks ja tema küsis, no millest sa siis rääkida tahad? Ja mina ütlesin selle peale, et ikkagi nagu isiklikult tahaks rääkida, et näost näkku. Ja ei no räägi ikka praegu. Ütlesin, et no, et on üks pakkumine, et ma veel päris täpselt ei tea, kas võtta vastu või mitte. Ja siis olid selle juhi esimesed sõnad. Ma ei saa sul palka tõsta. Ja see oli see hetk, kus ma otsustasin, et ei, et sinna ma küll enam tööle ei jää. Et ma enda arvates ei ole manipulaator ja ma kindlasti sellise nii-öelda kutsega diskussioonile ei tahtnud edasi anda seda sõnumit, et ma nüüd kauplen, et ma ei ole kuidagi rahul ja ma kauplen endale võimalikult häid tingimusi välja. Ma olin tõepoolest ristteel ja ma tõepoolest oleksin tahtnud rääkidagi enda perspektiividest, enda võimalustest. Ja kui esimene reaktsioon oli mitte see, et kui kahju, et sa lähed või et mida me saaksime teha või mida nad siis pakuvad või miks sa üldse kaalusid minekut, seda küsimust ei tekkinud, oli ainult see raha teema. Ja ma saingi aru, et ma ei tahagi olla tööl organisatsioonis, kus on võib-olla need rahateemad, need kõige olulisemad teemad ja inimeste väärtustamine kuidagi taandub. Et ma ei tea nüüd, kas see oli vastus su küsimusele. Loodan, et vähemalt osaliselt oli. No mõtted olid küll selles mõttes väga head ja paraku on see paljude töötajate argipäev tegelikult, kus arvataksegi, et töötajate ainukeseks motivaatoriks on palganumber, et Just. tegelikult töötajate ootus tihtipeale ei olegi palgale, vaid hoopis sellele juhtimisele või sellele suhtumisele, usaldusele selle ettevõtte juhi poolt. Et pigem on see palju olulisem, aga paraku jah, kõik juhid seda ei näe tegelikult. Just. Et Aga täpselt nii on, sest ju statistika ka näitab, et tegelikult lahkutakse ju juhtimiskvaliteedi tõttu, et kui võib-olla tööle minnakse töö tähenduse tõttu, võib-olla organisatsiooni maine pärast või nähakse selles sellist hiilgavat tulevikku selles valdkonnas, siis lahkumine on palju proosalisem. Lahkumine ongi see, kuidas mind igapäevaselt koheldakse, kes ma selles organisatsioonis olen, mis on minu roll selles masinavärgis, et kes saab seda veel paremini seda mõnusat tunnet siis kultiveerida ja igapäevaselt toita, kui mitte vahetu juht. ja kusjuures seesama kogemus on minul endal tööandja juurest, kust ma
ühel hetkel otsustasin siis ära minna. Mhm. Ja kogemus oli ka, et ma olin pikki aastaid seal tööl. Mind kunagi ei tunnustatud selle töö eest, kuigi näiteks ettevõtte töötajad, kes olidki just tootmises, nad väga hoidsid mind, nad väga väärtustasid mind, aga juhtkonna poolt ei tulnud seda tunnustust. Ja ma sain selle tunnustuse alles siis, kui ma lõpetasin lepingu ära. Ja siis ma sain selle tagasiside, õigemini siis, kui oli juba protsess käimas uue töötaja leidmiseks minu asemele ja kui juhataja ütles, et teistsugust, minusugust inimest ei ole Mhm. olemas ja väga raske on leida kedagi, kes suudaks minu kingades käia. Ja siis alles ma sain selle tunnustuse, aga see Mhm. oli 7 aastat hiljem. Päris valus kogemus, jah. Ja vot nüüd on kaks mõtet tuli sind kuulates. Esimene mõte on see, et kas sul oli seda julgust juhile öelda, et kuule, tead, et see on nüüd see päris esimene kord ja kui sa teaksid, kui hästi see mulle mõjub, et sa võiksid seda tihedamini teha. See on üks küsimus. Mina ei ole ka julgenud. Ja teine küsimus on see, mida me mingil põhjusel, ma ei tea, eestlastena, naistena, ei oska kommenteerida, kipume nagu alahindama, on tegelikult see kolleegide tunnustus. See, mida sa just praegu mainisid, et sind hoiti, Mhm. et tegelikult organisatsioonis, kus juht ongi kuskil kõrgel, kaugel, ei näe iga inimest igapäevaselt toimetamas, aga võib-olla tal ei olegi seda sisendit, mille baasil mõista, kui olulise töötajaga on tegemist. Et seetõttu tegelikult ikkagi need kolleegide vahelised suhted, märkamine, aitamine, toetamine, tunnustamine, hoidmine, nagu sa ütlesid, hästi oluline. Et kui organisatsiooni kultuur ongi selline, et me oleme üksteise jaoks olemas, et selline mõnus turvavõrk on, kuhu kukkuda ja mitte liiga pikaks ajaks lamama jääda, et Mhm. väga suur asi ju seegi, aga jah, seda julgust juhile öelda, seda me seal tagasisidestamise koolitusel tegelikult ka õpime, et noh, kuidas siis miski saaks muutuda, kui me ainult jalgadega hääletame ja isegi võib-olla seal lahkumisintervjuul seda ei jaga, et ma lähen sellepärast, et sa mitte kunagi ei ole mind tunnustanud. Kui üks inimene ja väärtuslik inimene juhile niimoodi ütleb, äkki mõne aja möödudes on siis võimalik, et midagi ka muutub, aga ei tea. Mhm. Mis puudutab tunnustamist, siis Merli on vahepeal kommenteerinud, et täna Mhm. on äärmiselt positiivne näha, kuidas ikkagi ka tunnustatakse ja seda ka reaalselt asja ja põhjuse eest. Ja me sinuga täpselt enne laivi algust just rääkisime ka, et kui tuleb selline koht, siis sa hea meelega tahaksid tunnustada, nii et sul on praegu see võimalus virtuaalset abilist tunnustada. Just, väga hea, kusjuures oma monoloogis ununes ära, et aitäh, et sa meelde tuletasid. Jah, tõepoolest, et kui ma rääkisin seda ettevõtluse teekonda, siis noh, kes tahab, eks minna kaugele, see võib minna üksi, kes tahab minna kiiresti, võiks minna koos teistega, vist mingi selline idamaade tarkus oli. Ja selles suhtes, et see, et mul on praegu kodulehekülg www.edasiside.ee ja see, et on aktiivselt enne jõule siis tehtud sellist koolituse vautšerite ja hobu coaching'u vautšerite müüki, saigi võimalikuks tänu virtuaalassistentidele. Et seesama Facebooki grupp, virtuaalassistentide grupp, üks üleskutse sinna, kas äkki vist juulikuus või oli äkki juba juuni, pigem juunikuus jah, viis mind 9 virtuaalassistendi kandidaadiga nii-öelda siis läbirääkimistesse ja lõpptulemusena sellist pikaajalist koostööd ehk siis juunist tänase päevani oleme teinud kahe virtuaalassistendiga, et kas neid tuleks nüüd nimeliselt mainida või Sa kuidas? võid julgelt kohe välja öelda, siis on teistel ka teada, kes on need suurepärased assistendid, kelle poole võib pöörduda. Just, aga üks assistent on Berit ja teine ongi Merili, et selles suhtes mis on võib-olla veel kõige põnevam selle juures on see, et kuigi nad on ühesuguse koolituse läbinud ja ametinimetus on ühesugune ja justkui tööülesanded ühesugused, siis nad ikkagi täiesti müstiliselt
täiendavad üksteist väga erinevate inimestena ja selles suhtes väga väärtuslik leid. Ja kui ma nüüd veel sinna juunikuusse nagu tagasi mõtlen, ja mis on veel oluline, kodulehekülje tegi ju ka üks virtuaalassistendi Kaire või Kairi, ma arvan, et oli Kairi vist, kes ka sellesama kuulutuse peale reageeris niimoodi, et 9-st 3 inimest, kes ühe Facebooki postituse tulemusena mu teele sattusid, väga palju abi olnud. Selles suhtes väga Tore, et soovitan. sa tunnustad virtuaalseid assistente täna. Just. Et virtuaalseid assistente meil on vahepeal laivides käinud ka ja väga tore on kuulata nüüd ettevõtja lugu, kes on nende teenust kasutanud ja tegelikult väga positiivselt rahul sellega. Väga positiivselt ja ma pean tunnistama, et see põhjus, et ma seda alguses ei maininud, oli see, et nende minu eluteele sattumine oli nii orgaaniline ja kuidagi sobis sinna nii hästi, et nad on nagu enesestmõistetavad. Et iseenesest seda võib ju mitmest küljest vaadata, aga tõepoolest see tänutunne on ikkagi väga suur ja ma kindlasti ei oleks oma tegemistega siin, kus ma praegu olen, kui ei oleks neid kolme naisterahvast olemas olnud ja hea nõuga ja väga kõrgel tasemel professionaalsete oskustega, et väga vinge. Ja ma siia juurde veel, ma ütleks, et see virtuaalsele assistendile töö delegeerimine läheb võib-olla kokku selle mõttega, et minu üks mõte on ka alati olnud, mida ma kunagi ühe suure juhi käest kuulsin, et tema valkab endast ainult targemaid inimesi ja ma olen ise ka jälginud sedasama põhimõtet, et ma tahaks enda meeskonda ka ainult endast targemaid inimesi, sest et nad suudavad luua väärtust, mida mina ise teha ei suuda ja seda ju pakuvad tegelikult ka virtuaalsed assistendid, et nad oskavad võib-olla mingeid asju ära teha, mida me ise ei oska teha või meil ei olegi võib-olla seda ressurssi, et hakata mingit asja uurima. Aga ma küsin selle teema juurde. Kuidas on sinu kogemus just coaching'u osas, et kas juhid julgevad coach ida või saata nii-öelda coaching usse siis ka oma alluvaid? Ehk et kas nad julgevad koolitada endast veel tublimaid, edukamaid töötajaid või on see pigem selline nii-öelda kuskil tagataskus olev hirm? Ma püüan nüüd ära nihverdada selle küsimuse fookusest, sest ma tooksin sisse ühe teise aspekti. Ma kaldun arvama, et coaching ut ei nähta koolitusena või targemaks saamisena. Mulle tundub, et coaching on Eestis ikkagi pigem sellise kiirabi tähenduses, et me oleme sattunud keerulisse olukorda, me otsime lahendust ja me konsulteerime võib-olla sellise objektiivse kõrvalseisjaga, kes saaks siis niimoodi kõrvalt võib-olla asju mustvalgemalt näha ja võib-olla seetõttu natukene konkreetsemat ja vähem emotsionaalsemat nõu pakkuda. Aga seda nüüd tulles selle algse küsimuse juurde, et juht ja endast targemad inimesed, et nii nagu tiim on nii tugev kui tema kõige nõrgem lüli, eks ju, et võib-olla selline aeg, kus on inimesed, kes on 100% lojaalsed, teevad seda, mis kästakse, seejuures nagu mõtlemata või kahtlusele seadmata, et ilmselt see aeg on möödas. Ja just täna hommikul enne see laivi tulekut oli mul kohtumine Swedbanki juhiga ja tema tõi selle just täna hommikul väga ilusti välja, et ta väga hindab seda, kui mingisugusel koosolekul keegi ütleb talle, et tal ei ole õigus või et kuule, et see idee, mis sul praegu oli,
et no anna andeks, aga see tõesti ei lenda. Ehk siis tegelikult Swedbanki juht Olavi täiesti teadlikult annab endale aimu, et juht ei pea olema ruumis kõige targem inimene, tal peab olema kõige targem meeskond ja ta peab olema piisavalt tark, et see meeskond komplekteerida, et neid meeskonnas olevate inimeste potentsiaali märgata, tunnustada, hoida, jõustada, tõsta. Et see, kes tahab ikkagi ise kõige targem olla, ja tunneb ennast alati kõige targemana, et sellel on omad ohud, et igasugustesse äärmustesse langemine võib natuke keeruliseks osutuda. Et niisugune tasakaal ja tasakaal ka inimsuhetes, töösuhetes, delegeerimises, tööülesannetes, et ilmselt see tasakaal ongi see tuleviku märksõna, arvan ma. Ja selle coaching uga seoses veel võib-olla see huvitav vaade, et nagu sa ütlesid, et see on võib-olla natukene nagu kiirabi. Ma kusjuures ise olen vaadanud coaching ut pigem alati kui sellist edasiviivat jõudu ja mitte siis ainult nii-öelda nagu kiirabina, vaid et ka edukatel ettevõtjatel on Ja. coach'id ja mitte siis sellepärast, et neil oleks võib-olla selline probleem, mis oleks nagu takistus, vaid just selle eesmärgiga, et koos jõutakse kaugemale ja et võib-olla nähagi seda teistsugust vaadet ja võib-olla sellepärast ma ise seostasin seda kuidagi nii, et kui sa coach'id inimest, kes on juba tubli ja edukas, siis ta on võib-olla ühel hetkel sinust veel tublim ja edukam. Jah. Noh, aga samas iseenesest kas eesmärk omaette on teha ise jube ägedaid asju ja jube hästi või teha siis veel ägedamaid asju ja teha koos, et kust see, mis see inimese prioriteet on. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et võib-olla see kiirabi näide, võib-olla see kõige parem ei olnud, aga see tuletas meelde hoopis ühe Hollandi näite, et kuna ma Hollandis õppisin life coach'iks ja hobu coach'iks, siis see, kuidas kõik see coach'ide koostöö organisatsioonidega toimub Hollandis, on väga-väga erinev võrreldes sellega, kuidas ta meil toimub. Võib-olla liigume sinna suunas, noh, ma väga loodan, aga Hollandis on ikkagi see, et kui kas või vahetuse vanem, üldse mitte tippjuht, vaid esmatasandi juht märkab, et mõni tema hea töötaja on kuidagi norgu vajunud, võib-olla seal hilineb, võib-olla ei jaksa, ei jõua, võib-olla koosolekul haigutab, et isegi sellised esmased märgid, et töötaja kas rahuloluga või miks mitte ka eraeluga, et kuskil on midagi nagu tasakaalust väljas, et on toimunud mingi muutus, siis noh, esimene asi on ilmselt sarnaselt Eestile, et selle töötajaga rääkida ja võib-olla püüda mõista, mis toimub, kuidas juht saaks aidata, aga järgmine samm on see, mis Eestis ja Hollandis kindlasti erineb, ongi see, et Hollandi juht suure tõenäosusega kaalub ka võimalust see alluv sõltumata tema ametipositsioonist saata kuhugi coaching ule või siis ka hobu coaching ule, et näiteks hobu coach'e on Hollandis 1500 inimest, kes aitavadki siis sellist sisemist tasakaalu inimestes leida. Et seetõttu võib-olla siis selline hoiak või kuidagi või siis see, milliste variantide vahel me kaalume juhtidena oma töötajaid toetades, et võib-olla need valikud on natuke erinevad. Et noh, Eestis on 2 hobu coach'i, Hollandis on 1500, et selles suhtes valikud ongi väga erinevad. Ja just. Kristina ka kirjutab, et tihtipeale coach on nii-öelda vastutuspartneri rollis, kes on teekonnal kaasas, läks siia coach'i teema juurde. Et no igal juhul ütlemata põnev ja minu arust see hobu coaching kõlab veel eriti põnevalt, et selle kohta võiks tõesti teinekord veel pikemalt kuulata, et mis see endast kujutab ja kuidas see siis täpselt käib. Et väga vahva. Aga ma küsin sulle lõpetuseks siis tänase laivi pealkiri, et muinasjutt õnnelikest töötajatest. Kuidas sina näed täna, kas see on muinasjutt või on see miski, mis võiks täitsa jõuda ühel hetkel sinna reaalsusesse, et meie töötajad tõesti on õnnelikud, mitte ei ole selline igapäevane võib-olla tülgastus tööl käimise vastu? Väga, väga armas küsimus. Ma
alustan hästi natuke kaugemalt ja loodan siis jõuda selle küsimuse juurde ka väikse ringiga tagasi. Et kui me mõtleme PISA uuringu tulemuste peale, kuidas Eesti lapsed on suurepärased reaalainetes, samas koolirõõm on minimaalne võrreldes teiste riikide lastega, et siis ilmselgelt mingisugusest tasakaalust jääb puudu. Midagi jääb puudu selles keskkonnas, selles suhtumises, et mingil põhjusel need lapsed, kes pingutavad väga-väga-väga, saavutavad suurepäraseid tulemusi, nad kuidagi ei naudi seda. Ja siis võib ju vaadata igasse suunda, paremale-vasakule, üles-alla, õpetajatele otsa, riigiametnikele otsa, ministritele, emale-isale, koolipsühholoogidele, igale poole võib vaadata. Aga võib-olla tuleks eelkõige peeglisse vaadata, sõltumata enda rollist, enda positsioonist, enda sellisest kogemusest ja mõeldagi seda, et kuidas mina saan kas kolleegina, kas juhina, kas alluvana mõjutada seda, kuidas ka inimesed minu ümber ennast tunnevad. Selle eelduseks on muidugi see, et ma ise ennast hästi tunnen. Ja kui see tasakaal on juba saavutatud, siis mõelda natukene laiemalt. Ja ma toon ühe klassikalise näite ja vabandan, kui kuulajad on juba üledoosi sellest näitest saanud või kõike seda detailsemalt veel teavad, kui ma räägin, aga minu arust on see lihtsalt jube hea näide, et NASA, siis kosmose uurimisagentuur, seal viidi siis läbi üks uuring ja muuhulgas küsiti siis koristajatelt, mida nad teevad. Ja esimene koristaja ütleski, et siin nuustik käes ja siin küürin siin kraanikausse. Ja teise koristaja käest küsiti seesama küsimus ja see teine koristaja vastas, et ma loon tingimusi, et inimesed saaksid sõita kuule või lennata kuule. Et iseenesest on see võib-olla retooriline küsimus juhtidele, aga kuidas juht tahab, et tema töötajad enda rolli ja seda tööd tähtsustaksid, väärtustaksid, iseloomustaksid, et juhid saavad tegelikult selle tunde, et kes tema alluv seal organisatsioonis on, kas ta on lihtsalt üks väike mutrikene, on ta oluline lüli, kas me teeme asju koos, kas sina pead tegema või meie koos saame teha, et see saab alguse kogu sellest kommunikatsioonist, suhtumisest, silmavaatest ja kui sa lubad, ma teen hästi ruttu veel ühe lühikese kõrvalepõike ka. Mul ei lähe kunagi meelest ära minu elu kõige katastroofilisema tagasisidevestluse esimene hetk. Minu vahetu juht vajutas koosolekute ruumi ukse lingi alla. Hakkasime koos sisenema siis ruumi, kus meil oli planeeritud 90 minutit tagasisidevestluseks ja ta ütles, ajame siis selle formaalsuse korda. Et leida oma alluva jaoks 90 minutit, et rääkida tema seni tehtust, tema töö tulemuslikkusest ja arutada võimalusi, kuidas koos edasi, kuidas töötajat toetada, oli formaalsus. Et ütleme siis niimoodi, et need on sellised vastupidised näited, aga tulles nüüd püüdes hästi keskendunult vastata sinu küsimusele, kas õnnelikud töötajad on olemas, on see võimalik. Soomes on võimalik, miks meil ei ole? On ikka. Ja kuigi mulle üldse see mõte ei meeldi, et meil on siin väga palju sellist Põhjamaade osalust, et küll pangad on kõik rootslaste käes ja nii edasi, aga võib-olla see Põhjamaade juhtimiskultuur on küll see, millele vaadatagi alt üles ja millest juhinduda, õppida, inspireeruda ja sealt ikkagi võib päris kindlasti selline inimese väärtustamine ja teadlikud tegevused selles suunas nagu uue hoo sisse saada ja seetõttu jah, muinasjuttudel ongi õnnelikud lõpud ja usun, et õnnelik eestlane tööl on võimalik ja ei lähe kõik nii nagu Tões ja õiguses, et ränk töö ja siis tuleb armastus. Ma arvan, et tasakaal on see, mis sellise rahulolu ja õnnetundeni lõpptulemusena viib.
Mhm. Ma lubasin küll, et see on viimane küsimus, aga ma küsin ikkagi ühe küsimuse veel. Mida sina näed või õigemini, kuidas sina tunned, kas Eestis võiks olla kuidagi riiklikul tasandil võib-olla reguleeritud selline meeskondade koolitamine näiteks mindigi töötajate arvust, et ettevõtjatel olekski kohustuslik oma töötajatega võib-olla rohkem teha selliseid ühisüritusi, et oleks rohkem sellist usaldust tekiks, võib-olla sellist ka koos töötamise, koos olemise tunnet, mitte lihtsalt see roll, et mina olen juht, sina oled töötaja ja nüüd nii on. Ma pean ütlema, et sa küsid väga vale inimese käest, sellepärast et ma ei ole üldse käskude ja keeldude usku. No ma lihtsalt ei ole. Et ma ei tea, kas ma olen siis kuidagi, ma ei tea, ma ei ole ju 60-ndatel ka sündinud, et sihuke lillelaps nagu ei ole. aga, aga mina leian, et inimesi saab ikkagi õiges suunas liikuma läbi eeskuju, läbi inspireerimise, läbi nõustamise ja ma arvan, et riigi sekkumine sellisel viisil pigem tekitab trotsi, et ega meile eestlastena ju ükskõik mis piirangud, me hakkame ajama kõik oma sõrad vastu ja pigem võib sellel isegi negatiivne mõju olla. Samas võib-olla riiklikul tasandil, noh, kui mõelda üldse, kas riik peaks sellisel viisil ettevõtjate tegevusse sekkuma, on täitsa eraldi teema, selles võib eraldi laivi teha. aga selles suhtes, et võib-olla see, kuidas riik saaks eeskuju näidata, on see, kui riik ise valitseb hästi, hindab oma töötajaid, võib-olla see eilne Riigikogus toimunu, noh, ma ei hakka siin positsiooni võtma, aga võib-olla see selline võib-olla kõige parem näide ei ole. Et seetõttu riiklike algatustena igasugused sellised tunnustused, kus ka juhtimiskvaliteeti tunnustatakse, et ise olen hindajana osalenud küll turismiettevõtete kvaliteedimärgi andmise protsessis ja kutsekoolide kvaliteedimärgi andmise protsessis. Et need on saanud siis riigi poolt alguse ja see põhineb, mõlemad näited siis põhinevad väga ägedatel koolitustel, mis on siis osalevale organisatsioonile tasuta, lisaks siin küll coaching uks seda ei nimetata, aga nõustamist saavad need selles hindamisprotsessis osalevad organisatsioonid päris kõvasti ja lõpptulemusena siis parimad neist ka kvaliteedimärgi. Et ma arvan, et see, kui kas riiklik algatus või mingisugune katusorganisatsioon, aga miks mitte ka eraisikud, näitavad üles, et mis see ideaal võiks olla ja aitavad sinnapoole pürgida. Et vot sellised näited, ma arvan, ikkagi pikemas perspektiivis võivad avaldada palju rohkem positiivset mõju kui käsud ja keelud. Mhm. Just. Jaa, et meil ei ole võib-olla täna meeskonna bränding nii populaarne, kui ta võiks olla, aga ma usun, et võib-olla on see siin see võtmesõna siin juures, et suuremad ettevõtjad võiks rõhuda rohkem just persooni brändingule või tähendab õigemini meeskonna brändingule ja just seetõttu, et näidatagi seda head tava ettevõttes ja võib-olla see kuidagi innustab siis veel rohkem töötajate rahulolu peale mõtlema. Väga huvitav seos. Kirjutan rõõmuga alla. Miks mitte? Loomulikult. Super, aga aitäh sulle, Marge, väga huvitav oli sind kuulata, väga palju ägedaid kogemusi, mis sa välja said tuua ja ma ütleks, et väga mõtlemapanev laiv oli. Nii et aitäh sulle veel kord. Aga mina väga tänan selle võimaluse eest ja virtuaalassistentide eest tänan ka. Super, aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ka. Soovin teile ilusat reedet ja kohtume juba siis uuel nädalal. Tšau.